Tere, mina taas kord siin Kristi Jõeorg ja minuga on siin täna Sandra Seerman. Tere, Sandra! tere, Kristi! Nii vahva, et sa tuled 21. jaanuaril 2026 tööohutuse ja töötervishoiu trehvile rääkima enda kogemusest enda ettevõttes, kus sa oled töökeskkonna spetsialistina töötanud. Nii et Sandra, palun jaga, millisest ettevõttest sa tuled, saad sellest ettevõttest natuke rääkida ja millest sa tuled rääkima trehvile? Ja aitäh kohe alguses. Suur tänu selle eest, et meid on kutsutud konverentsile, trehvile siis meie kogemust jagama. Aga et alguses kuulajad aimu saaks, millest juttu tuleb, siis ma räägiks natuke meie tehasest või ettevõttest, kust ma siis tulen ja kust valdkonnast ma siis kogemust jagan. Et taust on meil siis selline, et oleme siis Solina Grupi Põhjamaade regiooni kuuluv ettevõte, mis siis tegutseb Eestis Saab Reduction OÜ nime all ning meie põhitegevusalaks on siis maitseainesegude tootmine toiduainetööstustele. Ja oleme siis iseseisvad olnud alates siis 2006 aastast ning Solina Gruppi kuulume alates siis 2015. Ja sissejuhatuseks veel nii palju, mis meie see taust on, et 2023 aasta suvel alustasime uue tehase ehitusega ning aasta 2024 lõpuks kolisime siis juba sisse, mis tähendab seda, et me oleme peaaegu aastaga valmis ehitanud ühe toiduainetehase, tööstuse ja selle põhjal ma tegelikult siis jagakski meie teekonda, meie mõtteid, kogemusi, kuidas siis uue tehase planeerimisel ja valmimisel meie teekond on kulgenud ja nii-öelda jagan siis meie praktilisi näiteid igapäevatööst ja kõik, mis on siis sellele eelnenud ja kuhu me siis tänaseks päevaks nüüd jõudnud oleme. Just, Sandra, nii tore, vaata, et sa räägidki sellisest ülipraktilisest teemast, sest ausalt öelda ma ei ole väga palju kuulnud sellest, et kui hakatakse tehast planeerima, et siis seda planeeritakse kohe nii-öelda hoides käes kinni ka ohutuspõhimõtetest. Et see on ülisuur eeskuju ja ma olen nii õnnelik ja tänulik selle üle, et nii paljud tööandjad saavad teada, kuidas seda praktiliselt teha, et ka ise siis eeskuju võtta teist. Ja mul endal on ka hea meel selles osas, et mind kui tööohutuse inimest siis on kaasatud sellesse projekti. Et see on oluline nii-öelda sisend nii-öelda tööohutuse poole pealt, et tulevikus hiljem vältida mingeid suuremaid kulutusi, tööõnnetusi, et need on need põhiasjad, mis tuleb eelnevalt läbi käia ja tööohutus on kindlasti üks oluline nüanss sealjuures projekti siis algusest alates. Just. Nii et hea kuulaja, kui soovid saada teada, kuidas siis ohutus siduda kohe algusest nii hoone kui ka erinevate protsesside sisse, sest olgem ausad, tööohutus on ka üks juhtimissüsteemi väga oluline osa, et siis Sandra tuleb ja jagab neid mõtteid, saate Sandralt küsimusi küsida, et ise tõesti jätta mingisugused võib-olla olulised tegemata jätmised siis vahele, et pigem võita sellest, kui siis hiljem kaotada. Ja olen ise väga põnevil sellest, et saab seda jagada ja kindlasti ootan siis seda tagasisidet ja nii palju, kui oskan ka nõu anda siis nendel teemadel. Et tuleb kindlasti huvitav konverents, et ma juba ise olen selles mõttes põnevil, et tulemas on väga huvitavad teemad, milles nii-öelda tahaks osaleda. Loodetavasti ei lähe liiga nii-öelda võitluseks seal, et teemasid on palju ja et saaks ikkagi kuulata need, mis eriti nii-öelda huvi pakuvad ja kasulikud on. Just, ja Sandra, veel kord suur tänu, et sa oled tulemas ja näeme juba siis 21. jaanuar 2026 Tallinnas tööohutuse ja töötervishoiu trehvil. Ja aitäh, kohtume! Näeme, tšau-tšau!